olin noor poiss, tahtsin maalida kõige ägedamaid maale ja harjutasin tükk aega ja katsetasin Navikülas oma kodus, seal lauda peal elasin, oli ateljee. Ja kui ühel ilusal päeval pidin minema Tartu Ülikooli ja kodunt lahkuma, nagu kõik lapsed teevad kunagi üldiselt, sain ma aru, et ma olen kunstniku teel ennast täielikult ammendanud, need ei kõlba mitte kuhugi, et kõik need ponnistused on läinud tühja ja ma korjasin oma tööd kokku ja viskasin nad sõnniku mahutisse. Kunstniku enda teadmata oli aga tema ema need toona sõnniku mahutist päästnud ja alles 20 aastat hiljem tunnistas ta selle üles ka oma pojale. Üllatus oli minu jaoks suur, et seasita sees hoidmine mõjub kunstile väga hästi. Soovitan kõikidele noortele ja ka vanadele kunstnikele. Ehk siis, need on nüüd puhastatud, nad on tervikkomplektina siin säilinud ühes kohas väljas ja ma pole õnneks ainus, kes arvab, et nende tööde väärtus või tähendus on tegelikult muutunud. Nii on näitusel väljas kunstniku täitsa esimene teos, mille peale on autoriks märgitud Navi Trolla. Kodaniku nimega Heiki Trollal aitas kunstniku nime välja mõelda Võrumaa luuletaja Kauksi Ülle. Siis Kauksi Ülle ütles mulle, et kuule, et kui sa Heiki Trolla kirjutad edaspidi oma piltide alla, siis need ei ärata mitte kellegi tähelepanu. Kirjuta kas või näiteks Navi Trollagi, et sa oled nagu Leonardo da Vinci ehk siis Trolla Navikülast. Assotsiatsioon on ilmne ja ma kirjutasingi siis Navi Trolla ja see jäigi külge mulle. See teos aga pärineb aastast 1990 ja kannab iroonilist pealkirja Me tahame minna Nõukogude armeesse. On täiesti selge, et kui ma oleks läinud Nõukogude armeesse, siis ma ei oleks praegu siin. Ilmselt oleksin ma praeguseks väga tuntud kindral. Aga ma ei suutnud mängida seda mängu kaasa ja seega ma tegin kahtlemata sarkastilise, iroonilise teose Nõukogude armee kohta ja see andis mulle priipääsme raviasutusse, kus siis uuriti ja puuriti, kuni saadi teada, et ma ei ole võimeline enda eest hoolt kandma ja ainus, mida ma suudan, on maalimine. 55-aastane Navi Trolla on maalinud umbes 1800 algupärast teost ja nendest on tehtud erinevates tehnikates 10 000 reproduktsioone. Näituskunstniku esimestest töödest jääb aga avatuks Tartus E-kunstisalongis aasta lõpuni.